Tere taas! Täna tundub, et on videode lindistamise päev. See, mida ma nüüd praegu hakkan laduma, ma sain täiesti ilmselgelt märgid, et ma pean seda tegema. Ja kui ma sain märgid, siis ma ka teen. Tuletan teile meelde veel seda, et see video on kollektiivne lugemine. See ei ole isiklik lugemine ja see ei pruugi teiega üldse resoneeruda ega kokku minna. Ja kui see üldse teiega ei sobi, seda te saate juba esimestest kaartidest aru, siis ärge sunniviisiliselt seda enda omaks tehke. Ja samas, kui te juhtute seda videot vaatama, siis täiesti võimalik, et teil on siit midagi õppida, midagi kõrva taha panna või mida iganes. Tegu on täiesti ajatu videoga ja see kehtib igal ajal, ükskõik mis ajal te seda siis vaatama satute. Kui te soovite privaatset lugemist, siis minu meiliaadress on siin selle video all. Ma sain ühe väga suure märgi, mis mind pani tegelikult väga mõtlema. Selle video teema, mida see inimene tahab sulle praegu väga öelda, on tegelikult, ma arvan, et see YouTube on täis neid videosi. Aga proovime, vaatame, mis tuleb ja mis saab. Aga selge on see, et see inimene tahab teile praegu antud hetkel midagi väga öelda. Ja mis see siis on? Mina olen teinud ka samal teemal neid videosi, aga kuna me oleme ajas niivõrd muutuvad ja kõikide meie kaardipanijate, kes me siin teeme neid videosi, on oma vaatenurgad ja oma kaartide tõlgendused. Ja võib-olla teile sobib just see. Nii, aga vaatame siis, mida see inimene tahab teile praegu öelda. Võib-olla tahab ta vabandust paluda või mida iganes. Vaatame siis, mis siin kujuneb. Nii. Minu eelmises lugemises, vaadake seda, tuli ka torn. Mingi torni tundub, et on suhetes väga-väga vaja. Praegu on jah need kuuseisud ka sellised ja nii, vaatame natukene siis. Ühesõnaga, see inimene tahab öelda võib-olla eeskätt seda, et ta on praegu väga suurtes kõhklustes ja kahtlustes ja need mõõgad on tegelikult tema, nagu te sellelt pildilt ka näete, tema silmad kinni pannud. Tundub, et tal on praegu väga palju muresi, mis ei puuduta ainult võib-olla siis seda suhet. Ja tundub, et tal on tööalaselt kuidagi natukene ka, et siin, kuigi siin ei ole ühtegi münti, eks ole, aga mulle praegu tundus siin, et natukene vist on ka mingisugused tööalased mured. Ta tahab seda öelda, et ta on juba teel. Ta on võtnud selge sihi silme ette, et ta tuleb teieni. Ja ta väga seda tegelikult tahab, sellepärast, et siia tuli karikate 2. See on, ma ütleksin, maailma parim kaart suhte ladumises. Siin on teema ilmselt armastusega, siin on teema võib-olla keelatud armastusega, ma ei oska seda öelda, aga see võib ka osadele selle kaardi ladumise vaatajatele olla niimoodi. Aga ta lubab, et tuleb võit ja asjad hakkavad liikuma. Ta ootab tegelikult
mingit saatuse poolset torni, mis lööks õhu puhtaks, mis ei takistaks tal enam edasi negatiivselt mõtlemast, mis ei takista tal seda mõtlemast, et ma nüüd kohe lähen ja teen kõik klaariks ja hüppan selle mootorratta selga ja mul on kõik valmis, mul on see nooled ja vibud ja kõik on siin selja peal valmis ja ma lähen, aga tegelikult ta juba jookseb. Tal on see asend sees, et ta läheb ja see on ka väga hea selline, see on väga hea ennustuslik niisugune kaart, et ta mõtleb siiski, et ta läheb. Ja ta tunneb ikkagi väga suurt armastust teie vastu. Ta tunneb ja ma arvan, et siin on isegi võib-olla natukene mingi vahemaa, kuigi see ei tule kuskilt kaartidelt välja, aga ta hoiab kuskilt ennast nagu tagasi ja aga see on lihtsalt praegu minu nagu tajumise pealt tuli see, et mingi vahemaa võib teil olla, aga ta ikkagi väga armastab. Ta ikkagi väga armastab ja väga nagu hoiaks teid ja ta ütleb, et oota, ma tulen ja ma annan sulle selle armastuse ja ma annan sulle selle võidu, nagu praegu natukene veel. Võib-olla läheb aega. Rüütlid on üldse tegelikult sellised, kuigi see rüütel siin, mõõkade rüütel on tegelikult väga kiire, aga samas on jälle niimoodi, et ta on nagu mingil määral on nagu ohuks, et kui ta hakkab väga kiirustama, siis nagu see asi võib-olla võib natukene metsa minna. Nii, vaatame edasi siis, mida see inimene tahab veel öelda. Mida sellel inimesel on veel öelda. Tavaliselt öeldakse, et kui päike tuleb välja, et siis et siis ei ole vaja nagu enam edasi panna. Te olete ikkagi tõeline kuninganna. Ta tahabki seda öelda, et teie olete tõeline kuninganna temale, tema mõtetes, tema kõikides tegudes. Te olete tõeline päike. Te olete, mis saab veel olla kui keisrinna. Kõige uue algus, kõige kaunim naine. Võib tulla ka uus elu, kui te olete sellises eas, kui te saate veel sünnitamise eas, siis kindlasti soovib ta teiega ka lapsi ja seda ta tahab ka siin praegu edasi öelda. Nii, vaatame natukene veel. Soovib uusi algusi. Soovib, et soovid täituvad, tema soovid. See on karikat 9, on soovide täitumise kaart ja sauade äss, väga suur kirg, väga suurt kirge tunneb teie vastu, ülimalt ja ma ütleksin isegi, et kuna siin on ka armastus, siis see kirg natukene ületab need asjad, aga kõike on tegelikult nii palju, kui olema peab. Vaatame siis natukene edasi. Ma tahan teha siin suhteliselt sellise kiirladumise. Issand, ma läksin jälle siia vastu. Nii, vaatame, mis ta veel tahab öelda. Siin kukuvad kaardid ka täna välja, ma ei tea, mis asi see on. Nii. Valikud. Ta tahab rõhutada seda, et sa pead oma valiku ära tegema. Teate, see on väga sarnane tegelikult nagu, see ongi ilmselt minu esimesele kaardi panemisele volum 2. Sest nüüd tahab tema seda öelda, et valik tuleb ära teha ja kiiremas korras, sellepärast, et muidu hakkavad need mõõgad ja nooled ja sauad ja kõik siin lendama. No seda ta mõtleb ise. Nii, ja vaatame, ja lovers, armastajad. Ma ei tea, mul ei olegi vist rohkem siia enam midagi öelda. Ta tahab öelda, et ta väga armastab teid, ta väga ootab teid. Ta tahab teie juurde tulla. Natukene on mingid takistused. Aga küll ta varsti hakkab liikuma ja küll ta varsti ka tuleb.
ja mingisugune raputus siin tuleb, aga see on tunduvalt pehmem, kui ta oleks ilma selle päikesekaardita. Ja kuna siin järgi on karikate 2, mis on hingesugulus, ma ei taha kasutada seda nime kaksikleek, sest mina isiklikult, ma ei usu sellesse, et on olemas selline asi nagu kaksikleek, et on üks hing ja 2 keha, aga noh, see on minu enda arvamus ja ärge võtke seda ütlust praegu, noh, see on minu isiklik arvamus, kes usub sellesse, loomulikult uskuge edasi, minu ütlemine ei võta teie usku ära, aga hingesidemeid ja hingesugulust ja seda ma usun, see on, kui on suhe, siis on ka hingesidemed ja hingesugulused, aga kas seal on ka nüüd mingi kaksikleek, noh, seda ma ei tea. Jäägu see teie enda otsustada. Nii, mida ta tahab teile veel siis öelda? Noh, mõõkade kuninganna. Sa tead täpselt, mida teha, kogemustest saadud kasu, aga pigem sinu karjääri kui suhete jaoks. See mees arvab niimoodi, et sul on sinu karjäär tähtsam praegu antud hetkel ja ta tahabki seda öelda, et ta loodab, et selline tormakus ja selline pideva mõõga käes hoidmine võib-olla teile igas situatsioonis ei sobi, aga ta loodab, et sa natukene võib-olla muudad oma suunda ja vaatad sealt üle karjääri ka tema poole. Ma ei tea, kas on siis nüüd siin mingi kolleegide vaheline suhe või mingi, noh, igastahes kuskil nüüd tulid mingi karjäär tuli siia sisse. Nii, ja siis tuli siia veel selline asi nagu siis karikate 5. Kõik juhtub põhjusega. Vabasta kahetsus ja võta vastu võimalused õnneks. Leia asjades hea külg. Ta ikkagi praegu nagu mõtleb ühe sõnaga, et kas ikka on võimalik see asi, et ta nagu sind endale saab. Teate, kui vaatavad mehed, keerake ringi, eks ole, sellepärast, et siin on enamus vaatajaid on ikkagi naised. Nii, ma vaatan siit teise tarokaartide pealt ka natukene, et mida nüüd need teised tarokaardid tahavad öelda, mida tema tahab öelda. Natukene võtab aega, natuke võtab ikka aega, ega meestel võtabki palju aega, eks ole. Ja ta tahab öelda ühe sõnaga, et tegelikult on võimalus antud. Et palun kasutame seda võimalust. Natuke läheb aega, aga palun kasutame seda võimalust. Ma võtan ühe kordi veel, mis see näitab. Noh, ja taas karikate 9, soovide täitumine. Nii et kõigest, millest see mees siin praegu mõtleb ja öelda tahab, see täitub. Kuidas ta teie jaoks täitub, seda mõelge ise. Aga natukene on siin hirme, natukene on siin isegi võib-olla mingit kahetsust, et ei ole tehtud nii kiiresti. Ma näen natukene mingisuguseid kolleegide vahelisi asju, aga see ei pruugi ka kõikidel niimoodi olla, eks ole. See võib mingil osal olla niimoodi. Ja natukene kahtleb ka, aga armastust on, ta armastab, ta väga armastab ja ta väga soovib ja ta väga tahab. Ja võib-olla ta isegi ütlebki selle kaardiga, et oota natukene, siis nii minu kui ka sinu soovid täituvad. Kui teile meeldis see video, siis laikige, kirjutage kommentaare ja tellige mu kanalit. See on täiesti tasuta, sellepärast et siis te saate teated, millal ma olen midagi üles pannud ja kui te soovite eraladumist, siis kirjutage mulle meilile auli.maagiline@gmail.com ja mul on ka siin selle video all see. Tšauki, kõike head!